Tere! Minu nimi on Anton Lember ja mitte rohkem kui pool tundi tagasi siirdusin ma Photopointi pealattu, et otsida rekvisiite järgmise video jaoks. Aga siis märkasin ma silmanurgas värskelt lattu saabunud väga huvitavat karpi. Ja võtsin siis selle karbi, peitsin endale hõlma alla, jättes kõik muud rekvisiidid sinna paika ja kõikide ülemuste ja lautöötajate teadmata hiilisin sellega Point TV stuudiosse. Ja selle tulemusena saate teie näha verivärske Pentax KR-i unboxing videot Photopoint TV-s. Meie laual on Pentax KR 2 objektiivi komplekt, kus siis lisaks kärjele on DAL 18-55 ja DAL 50-200 objektiiv, ehk siis samad objektiivid, mis olid komplektis ka KX-il. Karp on valge, hallide triipudega, peaaegu rahvuslik muster ja siis muidugi kõik võimalik karbi info. Aga huvitavam peidab ennast karbis sees. Esimene sõna vaatab meile vastu soovituslike lisatarvikute nimekiri. Ja siit tagant vaatab meile vastu dokumentatsioon. Garantiitingimused, tarkvara ja hetkel on see kõik. Poelettidele jõudmise hetkeks saab siin sees olema ka ilmselt eestikeelne kasutusjuhend ja Euroopa garantiitalong. Järgmisel vaatab meile vastu hunnik pappi. Siit poolt leiame me Pentaxi kirjadega kaelapaela. Ja siit leiame me ühe seina kontakti käiva juhtme. Ja siit viimasena leiab USB-kaabli Pentaxi standard. Siit külje pealt vaatab vastu laadija. Ja laadija kõrvalt, mitte enam väga üllatavalt, vaatab vastu meil aku. Ja siit karbi keskelt leiame me tänase õhtu peasüüdlase Pentaxi uue KR-i. Kaevame edasi. Nendest kahest karbist leiame objektiivid. Siin karbis on 18-55 objektiiv koos oma garantiitingimuste kaardiga. Ja siin on lubatud, et on 50-200 objektiiv. Ja nii ka on. Veel garantiitingimusi. Ja ongi karp tühi. Uurime siis karbist leitud vidinaid lähemalt. Gallery ilmselt mingeid uudiseid fotomaailmas ei too. Pentaxi kiri on siin peal ja muus vallas on ta suht samasugune nagu ka teistel Pentaxi mudelitel. USB-kaabliga tõenäoliselt sama lugu. Ei ole Pentaxil kommet iga uue mudeli jaoks uut USB-kaablit teha. Tegemist on vana tuttava otsaga, nagu me oleme harjunud seda kõikidel Pentaxi kaameratel nägema. Seda juhet ma ei teagi, kas on mõtet siit kotist välja võtma hakata, kuna see on täiesti tavaline eurootsikuga voolupistik. Aga siit tuleb välja laadija koos mingi väikese kirjakesega ohutuse kohta. Laadija on markeeringuga DBC109, mida eelnevalt Pentaxi toodetel nähtud ei ole. Ja tõenäoliselt kannab sarnast markeeringut ka siit välja tuleb aku. T-liitium 109.
laadija on tal komplektis seetõttu, et ta ei ole päris täpselt Pentax KX-i järeltulija, vaid ta asetub K7 või siis peagi tuleb K5 ja KX-i vahele ja KX jääb endiselt tootmisesse. Pentax DAL 18-55 haavaga 4-5,6 objektiiv on täpselt sama, mida komplekteeriti Pentaxi KX-iga, mis siis nii hinna kui kaalu kokkuhoiu mõttes on plastbajonetiga ja ei ole varustatud varjukiga. Ja täpselt sama kehtib ka siis 50-200 mm objektiivi kohta. Nagu me teame, töötab Pentaxi KX 2 elementidega, mida talle läheb sisse 4 tükki ja Pentaxi K7 töötab spetsiaalakuga. Nagu me eelnevalt tuvastasime, on Pentaxi KR-iga komplektis samuti spetsiaalaku. Aga kui nüüd vaadata seda akukambrit, võiks juba ennustada, et siia võivad sisse minna ka 2A elemendid. Nende jaoks on siiski vajalik eraldi osta vastav adapter, kuhu nad 4 tükki sisse lähevad ja siis kõik korraga siia pessa. Komplektis olev spetsiaalaku läheb siia samasse pessa ilusti sisse, lukustub vastava klambri abil ja luuk läheb kinni. Nagu põhjalt näha, siis aku tallavõimalust KR-il siiski ei ole. Vaatame siis kaamerat ennast lähemalt. Kaamera pealne osa on oma disainikeele pärinud Pentaxi K7-lt ja on siis seda jagu nurgelisem kui KX, mis on siis see kaamera, millelt on pärinud juhtnupud, mis siin peal on. Samuti KX-ilt pärinevad ka tagumise osa juhtnupud, aga ekraan on siis 3-tolline ja näitab, vaatame, kas ta voolu ka sisse võtabki, näitab meile ligi 1 miljonit pildipikslit, erinevalt siis KX-ist, millel oli ekraan 2,7 tolli ja näitas pisut üle 300 000 piksli. Olulisi uuendusi peidab Pentaxi KR ka enda sees. Olulisemad neist on 12800-ni ulatuv ISO, mis siis KX-il ulatus 6400-ni. Uus sensor teeb sarivõtet 6 korda sekundis ja pildi otsijas on nüüd näidatud ka punase tulukesega valitud fookuspunkt. Minu nimi on Anton Lember, tervitan teid Point TV stuudiost ja ma nüüd toimetan selle kaamera salaja lattu tagasi, enne kui selle puudumist märgatakse.